Räägime inimkeha üldehitusest. Kõige väiksem osa inimesest, millel on kõik elutunnused, on rakk. Ja rakke on erinevaid sorti, ma teen rakkudest ka eraldi video, aga põhimõtteliselt praegu, mis on vaja teada, on selline, et rakk on selline pisike jupp. Ja kui sa võtad, need rakud võivad olla ka erinevad. Inimese kehas on ma arvan, 200 erinevat rakutüüpi umbes. Tegelikult kõik sellised numbrid on umbkaudsed, sellepärast et tegelikult keegi ei tea väga palju inimeste kohta, sellepärast et me ei ole uurinud väga täpselt väga kaua. Aga inimesed saavad kogu aeg uusi asju rohkem teada. Põhimõtteliselt point on see, et hästi palju on selliseid pisikesi juppe ja need pisikesed jupid teevad erinevaid asju. Ja kui sa paned piisavalt palju sarnaseid pisikesi juppe kokku, need on siis rakud, väga ilusti kirjutatud, rakud, siis sa saad sellised asjad nagu koed. Nimetavas käändes siis kude. Ja mis need siis on? Need on põhimõtteliselt nagu sarnase ehitusega ja sarnase talitusega, ehk siis sarnaseid asju tegevad rakud, mis on koos. Ehk siis näiteks meil on selline koeliik nagu epiteelkude. Epiteelkude. Ja epiteelkude on näiteks sinu nahk või erinevad koed, mis katavad erinevaid kehapindasid. Nende mõte on siis näiteks see, et nad katavad organismi ja kaitsevad organismi erinevate asjade eest. Aga samas on ka erinevaid epiteelkudesid, mis teevad mingi väga erilisi asju, näiteks mingi eritavad higi või ma ei tea, kas või rinnapiima, põhimõtteliselt see tuleb ka epiteelkoest. Et see on põhimõtteliselt üks koeliik. Siis teine koeliik on sidekude näiteks. Sidekude on näiteks rasvkude, mis on põhimõtteliselt naha all. Ta põhimõtteliselt ka siseelundite ümber tegelikult. Ja tema mõte on see, et ta talletab erinevaid varusid, kehas erinevaid toitaineid, aga samas ka rasv aitab ju külma vastu ja ma ei tea, aitab mingi erinevaid kehaosi tegelikult ka paigal hoida. Siin all on siis rasvkude. Või siis veel üks sidekude on näiteks veri näiteks on sidekude. Ehk siis tema funktsioon, ta on vedel, mis on veider on ju. Tavaliselt koed ei tundu nagu võiksid olla vedelad, veri on vedel. Ja siis vere eesmärk on näiteks liigutada on ju toitaineid või siis ka kaitsta organismi valgete vere liblede näol, aga sellest tuleb üks teine video. Siis on näiteks luukude. Luukoe eesmärk on see, et ta põhimõtteliselt hoiab, pannab kehale tugistruktuuri, et inimene saaks üldse seista, et me ei oleks mingi sült, mis on põrandal. Samuti on kõhrkude. Kõhrkude on ju näiteks ka tugiülesanne ja et inimene näeks välja nagu inimene on. Ta on ka osa on ju kehatoe, sest kui sa näiteks katsud oma nina, siis su nina on tehtud kõhrest, et ta ei ole nagu luust üleni tehtud, et seal on mingisugused pehmed osad, mis ei ole nagu täiesti pehmed ka, et see on kõhr. Või siis ka oma kõrvu võid katsuda, et need on ka kõhrest tehtud. Sidekude, siis peale seda närvkude näiteks või närvikude öeldakse. Närvikoest tuleb ka eraldi video või närvisüsteemist üldiselt, aga närvikoe eesmärk siis on nagu liigutada sõnumeid näiteks, et see asi on kuum, ma ei peaks seda katsuma või siis tegelikult ajus on ka närvikude peamiselt, seljaajus on ka närvikude peamiselt, nad nagu mõtlevad, teevad asju, annavad käske, liigutavad informatsiooni. Ja siis on lihaskude on ju. Lihaskude on ka 3 sorti, seda mingil põhjusel väga nõutakse, et põhikooli õpilased teavad. Põhimõtteliselt see on 3 sorti. Üks on see, mida sa saad ise liigutada, selle nimi on vöötlihaskude. Vöötlihaskude. Ja selle peamine asi ongi see, et need on need, mis sa saad ise liigutada. Näiteks kui sa vaatad oma kätt ja paned oma käe rusikasse, siis sa kasutasid vöötlihaskude just, et seda teha. Siis on südamelihaskude. Ma ei viitsi täiesti välja kirjutada, nüüd ma panen südame lihtsalt kirja. Ja see on, nagu nimigi ütleb, südames ja see on üks põnev, sa ei saa seda on ju oma ajuga kontrollida, sa ei saa mõelda, et nüüd ma lõpetan oma südame
töö ära, vaid see lihtsalt töötab olenemata sellest, kas sa tahad, et ta töötaks või mitte. Ja tal on ka põnev asi see, et ta peab põhimõtteliselt terve su eluaeg tööd tegema. Et iga kord, kui su süda lööb, see lihaskude teeb tööd. Ehk siis see on lihaskude, mis põhimõtteliselt teebki terve sinu eluaja tööd, ta põhimõtteliselt kunagi ei puhka. Või tegelikult ta puhkab küll, iga kord, kui su süda lööb, on ju ta vahepeal, kui sa kuuled neid tukseid nii-öelda, tuks, siis nagu tal on mingi nagu pool sekundit umbes, mille jooksul ta puhkab iga kord. Aga põhimõtteliselt südamelihaskude, ta ei väsi ära, ta on su südames. Ja siis on silelihaskude. Ja selle, see on samuti lihaskude, mida sa ise ei kontrolli ja ta on näiteks sinu maoseinad või erinevate sinu siseelundite seinad siis. Teeb mingi seedimise asju, teeb põhimõtteliselt soolestikus mingi asju ja nii edasi. Ja tegelikult on olemas ka veel mineraliseerunud kude, aga seda mingil põhjusel põhikoolis ei õpetata. See on näiteks, ta on mingil määral luudes, ta on näiteks hammaste see kõvakiht või näiteks kui sa mõtled tigude peale, siis tigude see nagu karp on ka see mineraliseerunud kude. Aga seda eraldi ei nõuta minu teada. Vähemalt õppekavas ei ole. Nii, aga nüüd, rakud olid ära, koed olid ära. Kui sa paned piisavalt palju kudesid kokku õigel viisil, siis sa saad sellise asja nagu elund. Või öeldakse ka organ. Ja see on nagu mingi kindla eesmärgiga jupp inimese kehas. Näiteks süda on elund. Näiteks magu on elund. Näiteks kops on elund. Näiteks, ma ei tea, põis on elund. Ehk siis paned piisavalt palju rakke kokku, saad koe, paned õiged koed kokku, saad elundi. Ja elund põhimõtteliselt teeb mingit funktsiooni. Ma arvan, et see on suhteliselt arusaadav. Neil on, ja nüüd, kui sa paned mingisugused sarnase talitusega elundid kokku, siis sa saad elundkonna. Elundkond. Ja elundkonnal on selline põnev asi, et põhimõtteliselt minu meelest põhikoolis õpetatakse mingit 8. Tegelikult see on vaieldav, mitu neid kokku on. Mõni ütleb, et on näiteks 11. Need on näiteks seedelundkond. Seedelundkond koosneb siis näiteks mingi söögitorust, maost, põhimõtteliselt ka mingi peensoolest, võib-olla ka jämesoolest. Ehk siis ta on nagu sarnase funktsiooniga elundid kokku kogutud. Või siis näiteks vereelundkond koosneb kõigist veresoontest, südamest, sellistest asjadest on ju, et vereelundkond on seotud verega. Või siis hingamiselundkond on näiteks, ma ei tea, nina, siis hingetoru on ju, kopsud, kõik sellised asjad, diafragma, mis on kõik omavahel seotud. Ehk siis elundkonna mõte on see, et need on sarnase talitusega jupid, mis on kokku pandud, mis täidavad mingisugust ühist ülesannet. Ja kui sa paned mitu elundkonda kokku, siis sa saad põhimõtteliselt organismi. Ja organism on siis põhimõtteliselt terve, näiteks üks inimene on üks organism või üks tigu on üks organism. Põhimõtteliselt üks eraldiseisev elus asi. Päevalill on ka organism näiteks. Seni kuni seda ta ära ei lõika. Kui sa päevalill ära lõikad, siis ta on surnud organism põhimõtteliselt. Aga jah. Üldine ülevaade on see, et sul on erinevad jupid, mis teevad erinevaid asju ja kui sa paned neid kokku, siis sa saad elundeid ja kui sa paned elundid kokku, sa saad elundkonna ja siis kui sa paned piisavalt õiged elundkonnad kokku, siis sa saad ühe elava organismi, kes teeb mingisuguseid asju. Ja see on hästi kiire ülevaade sellest.